Tere tulemast Eimi Kitsune taratuppa. Lõpetasin just ühe hästi vägeva personaalse kaardi ladumise ja kui sul on ka soovi saada personaalset kaardi ladumist, siis võid kas kiigata minu kodulehele või siis otse mulle kirjutada ja oma küsimused esitada. Tasakaalupanus on 22 €. Selline sümboolne meistriarv. Ja teen siis väikese video, mis on personaalselt sulle ja sinu küsimusele pühendatud või küsimustele. Ja pakun boonusena juurde, kui on soovi, võib kasutada ka võimalust saada pisikene numeroloogiline analüüs, kas siis enda kohta, eelmiste elude kohta, käimasoleva aasta kohta või siis hingesideme kohta. Et see on selline väike boonus. Nii, aga kuna ma siin kanalis juba olen ja hoog on sees, siis teeme lühiladumise ja küsime, mida on algav nädal meile toomas ja praeguseid energiaid arvestades, mida me peaksime teadma. Teeme seekord ühes variandis kollektiivselt, mis energiat on siis algaval nädalal õhus. Nii, kaarik number 7, edasiliikumine, tormiline edasiliikumine. Must hobune natukene siin rohkem perutab kui valge. See tähendab seda, et katsumusi võib olla natuke rohkem kui tavaliselt, aga kaariku juht üsna kindlakäeliselt hoiab ohjes neid hobusid ja võib oletada siis, et kõigi raskuste kiuste saab kõik korda. Seda enam, et kaart number 2 on meil karikate 10, mis on ideaalne ja õnneliku perekaart, koosolemise kaart, õnnelike hetkede ja soovide täitumise kaart. Ja tuleb meid toetama ka keiser, mis loob korda struktuuri, hoiab pilku peal meie tegemistel ja isegi siis, kui korraks tundub, et see must hobu läheb oma teed, siis kontroll saavutatakse. Küll natukene on ülemõtlemist, mõõkade kuningas on natukene külm energia, võib-olla kinnijäämist sundmõtetesse, aga nädala energia üldiselt on positiivne. Võtame ühe lõpetussõnumi kaardi ka. Ja lõpetab meil siis sauade paas, mis on nooruslik energia, tormakas energia. See on seda tüüpi energia nagu, no teate küll seda Gordioni sõlme legendi, et see, kes nüüd selle sõlme lahti arutab, et see siis saab riigi valitsejaks ja tuli siis kärsitu ja noor mees, kes harutamise asemel mõõgaga raius selle sõlme läbi ja nii saigi probleem lahendatud. Ehk siis see on võib-olla hoiatus selle eest, et kui tekivad mingisugused kohad, kus tuleb probleemi lahendada või lahendust leida, ära ole liiga tormakas, pigem võta endale see nii-öelda stabiilne mõõkade kuninga roll, veel parem, kui sa keisri energiasse suudad naasta ja kõik probleemid saavad rahumeelselt lahendatud.
ja see on tänaseks kõik. Võta minuga siis ühendust, kui sa soovid eraladumist, liitu Eimi Kitsune Tarotuba Facebooki grupiga, saad iga päev päevasõnumeid. Iga päev püüan midagi postitada. Ja kui sa ei ole mu kanalit veel tellinud, siis telli seda. Ja kui meeldis, pane postitusele like. Kõike head sulle!